Tänane Autonet.ee proovisõit on uue Toyota plug-in hübriid Priusega ehk maakeeli pistikhübriidiga. Selle auto erinevus võrreldes tavalise Priusega seisneb selles, et 2 kilomeetri asemel suudab see masin elektrijõul liikuda 25 kilomeetrit. Tehniliselt erineb pistikhübriid tavalisest Priusest vaid suurema aku poolest. Kogu ülejäänud tehnika on sama. Samuti on ka välisdisain täpselt samasugune ja erinevus on ainult siin kroomitud liistudes ja sinises tulede taustal. Priuse pistikhübriidi lugu sai alguse tegelikult juba eelmise kümnendi keskel, kui otsustati, et 2 kilomeetrit elektrijõul läbida ühele korralikule hübriidautole on liiga vähe. Samas ei joostud siis suure kiiruga lihtsalt aku mahtu suurendama, vaid võeti kätte ja tehti läbi terve rida katsetusi, mille käigus siis 2007. ja 2009. aastal jagati Toyota klientidele välja terve rida suurema akuga Priuseid ja uuriti siis nende tagasisidet, nende rahulolu ja uuringutes selgus, et tegelikult suur osa inimesi saab oma igapäevaste sõitude juures täiesti hakkama 25 kilomeetriga. Kuna kõige paremini müüb odav auto, siis tuli ka Priuse puhul optimeerida akude mahtu, mis on hübriidauto kõige kallim element ja suurt läbisõitu. Pistikhübriid peakski siis ühendama elektriauto ja tavalise hübriidauto parimad omadused, ehk siis tagama elektrijõul suurema läbisõidu ja seeläbi hoidma oluliselt kütust kokku. Kuna akude tehnoloogia on vahepeal kõvasti edasi arenenud, siis kaalubki 12,5 korda suuremat läbisõitu tagav seade kõigest 38 kilogrammi rohkem kui tavalisel Priusel. Ja kindlasti on positiivne ka see, et tavalise elektrivõrguga ühendades kulub akude laadimiseks kõigest 90 minutit ehk 1,5 tundi. Akude laadimisel on võimalik loomulikult kasutada taimerit ehk siis toimetada see sel ajal, kui elektrienergia on kõige odavam. Ametlike andmete järgi on pistikhübriidi keskmine kütusekulu kombineeritud tsüklis vaid 2,1 liitrit 100 kilomeetri kohta ja CO2 heide on 57 grammi kilomeetrile. Juhil on võimalik valida 3 erineva sõidurežiimi vahel. HV-EV režiim kombineerib kõige optimaalsemalt hübriidi ja elektriajami. EV City kasutab nii palju kui võimalik linnassõidul elektrit ja lülitab sisepõlemismootori sisse vaid järskudel kiirendustel ja siis, kui aku hakkab tühjaks saama. Ja Eco tähendab siis seda, et autol elimineeritakse järsud kiirendused ja optimeeritakse konditsioneeritööd kõige kütusesäästlikumaks. Pistikhübriidi erinevus ongi seest vaadates vaid nendel 3 nupul ja näidikute paneelil ning muidugi ka plug-in hübriid sildil. Autovarustusse kuulub ka pre-crash süsteem, mis siis suudab iseseisvalt hoiatada juhti tekkivate takistuste eest ja ohu korral pingutab turvavööd ning kõige viimasel hetkel vajutab ka pidurit põhja, et tekkiv avarii oleks võimalikult väikeste tulemustega. Pistikhübriidi klientidena näeb Toyota loomulikult keskkonnasõbralikke inimesi ja ka teisi Priuse omanikke, kes oma autot välja vahetades tahavad osta suurema elektrilise läbisõiduga autot. Kui me räägime hindadest, siis pistikhübriidi omad algavad 36 800 eurost, ehk siis on 8600 eurot tavapriusest kallim. Selline on siis Toyota uus Prius pistikhübriid. Ruumikas, mahukas, päris sõidetav ja linnasõidus annab kindlasti kütusekulult päris olulist võitu. Aga meie kohtume teiega järgmises saates. Seniks nägemised!